See kaunis veetorn asub Harjumaal, Harku vallas, täpsemalt Sõrve külas. Hoone ehitati lausa enam kui 100 aastat tagasi ja seda osana väga suurest saareriigi kaitsekompleksist. Selle maja lugu ulatab päris kaugesse minevikku. Aastasse 1912, kui hakati looma Peeter Suure merekindlust. Ja see hoone siin väidetavalt ajaloos kuskil 1915-16 kerkis, ta jäi õnnetuseks pooleli, kuna sõda tuli peale, aga see kitsarööpaline raudtee läksid majast ikkagi läbi ja kui siit natukene tagasi sõita linna poole umbes 500 meetrit, siis on siin ka tegelikult Sõrve vana raudteejaama hoone, millest täna on ka tehtud juba eramaja. Seega oli tegemist Peeter Suure merekindluse ühe osaga. Torn oli vajalik kindlus raudteel liikuvate aururongide varustamiseks veega. Seetõttu võib maja ümbrusest leida mitmeid raudteega seotud esemeid ning ka majas sees on palju sellist, mis ajaloole viitab. Ja siin seina peal on üks raudteemudel, mis siis on kujutatud sellist raudteeühenduskohta, see isegi liigub siin täitsa, et kui lähemalt vaadata, siis saaks rongi sõitma panna. Aga siit maja Eestis ajalooliselt läks kitsarööpaline raudtee läbi. Nii nagu kadus kitsarööpmeline raudtee, kadus ka vajadus veetorni järele. Hoone sai aga uue elu nõukogude ajal. Ajalugu on tal kirju olnud. Ma tean seda, et siin on olnud sellised firmade nii-öeldes kohad, kus siis käidi puhkamas. Aga 90-ndatel siis ta sattus juba erakätesse ja siis hakati rajama siia nagu sellist maja. Kaunis tornis on kokku 3 korrust. Esimeselt võib leida ilusa elutoa. Lisaks asub seal korrusel ka kaunis köök ja loomulikult vannituba ja WC. Teisel korrusel on aga magamistubade ala. Lisaks leiab sellelt korruselt ka stiilse saunakompleksi. Kõik see on rajatud perekonna poolt, kes majas viimati elas. Ja siin on üle 10 aasta üks pere elanud. Ta ei saanud küll kahjuks seda maja päris valmis. Nüüd on ta saanud päris valmis. Aga jah, nad elasid siin oma lastega. See osa, mis perekonna käe all päris valmis ei saanud, paikneb torni 3. korrusel. Ja see on tõeliselt vaatamist väärt. Filmilik Master Bedroom on kui kunstiteos. Tegemist on ruumiga, kus asus omal ajal veepaak. Seetõttu jäi sinna ka piisavalt kõrgust, et teha tuba läbi 2 korruse. Ja see 2 korrust ei ole lihtsalt tavaliselt 2 korrust, vaid seal on ka selline klaasist keskmine osa, mis teeb ta selliseks eriti omapäraseks. On inimesi, kes võib-olla ei julge sinna klaasi peale astuda ja kardavad või ei julge ka seal all magada, aga kindlasti annab ta sellist omapärasust ja valgust ja just sellist suursugust juurde ja see katuslagi on siis ka taastatud just selles vanas stiilis need puitkonstruktsioonid, mis seal on. Maja juurde kuulub aga ka ülisuur maa-ala. Siin on päris suur krunt ja enamus sellest krundist on tegelikult paks mets. Et kokku on see krunt natuke üle 7 hektari, see õueala on siin selline 2000 ruutmeetrit. Õuealas asub muuhulgas ka tänapäevane saun, mis rajati imelise tiigi kaldale. Praegu on see veekogu koos oma purskkaevudega mattunud veel lume alla. Aga suvel avaneb hoopis teistsugune vaatepilt. Tiik on tõesti vahva ja tiigi keskel on veel oma saar. Saarele viivad siis 2 erinevat purret, tiigis ujuvad kalad. Tiigis on mitu purskkaevu, mis on erinevate režiimide ja värvidega. Ja tiigi kaldal on veel omakorda saunamajakene, kus avaneb ka võrratu vaade sellele tiigile. Tallinnast vaid 20 kilomeetri kaugusel asuv 6 toaga veetorn ning see imekaunis õu on City 24 portaalis müügil 780 000 euroga. Ning nagu võib ka arvata, siis huvilisi, kes tahaksid maja näha, jagub küllaga. Eks paljud need huvilised võib-olla ei ole ostuhuvilised, vaid pigem on huvilised sellise omalaadse objekti peale. Ja tore, et inimesed tegelikult tunnistavad, et ega neil vist ikkagi ei ole võimalus seda maja osta, aga nad tahaksid seda väga-väga vaatama tulla. Et siis me oleme teinud lihtsalt selliseid kliendipäevi. Aga siin on käinud päris tõsiseid huvilisi ja praegu me oleme lahendanud selle asja nii, et siin on tegelikult sees üks firma, kes omakorda siis üürib seda lühiajaliselt välja. Nii et tegelikult siin on elu täitsa olemas sees.